Tere, ilusat teisipäeva. Taas kord aeg midagi enda jaoks ära teha. täna me näitame, Sandra näitab, kuidas seadistada kõne broneerimissüsteemi. minu nimi on Triin Pärn ja mina olen veebikooli üks assistentidest. ja minu üheks ülesandeks on viia läbi neid laive siin grupis. ja kui ma mõtlesin selle peale, et kõne broneerimissüsteem, siis ma paar aastat tagasi, kui ma käisin assistendikoolis õppimas, siis seal tuli teha endale see süsteem. Ma tegin selle süsteemi valmis ja panin selle lendu siin sotsiaalmeedias. ja ma mäletan, üks inimene pani minuga kõne kirja. Ma ei teadnud temast midagi ja siis see kõne oli minu jaoks nii pingeline, et mul oli harilik pliiats käes, ühed märkmeid kirjutada ja ma olin nii pinges, et ma suutsin selle lihtsalt kõne alguses sealt katki teha. et selline vahva meenutus. mina tegin ka endale Seacali, oli hästi mugav kasutada, aga hetkel enam ei ole seda kasutanud. ja tere Kertu, tere Kaari, Silja, Liina, Signe, Külli. meil on vahva kamp naisi kuulamas, võib-olla ka mehi. ja ka Signe ütles sellise lause, et tema tegi, aga et seda õppida, Signe, kuidas seda seadistada, aga ei usu sellesse. nii, aga asume asja kallale, Sandra. sina oled virtuaalne assistent ja eelkõige on sinu suunaks koolitajad. Kuidas sa enda jaoks avastasid sellise vahva suuna ja niši tegelikult? Ja tere ka minu poolt ja nii tore on siin olla. Kuidas ma selle niši enda jaoks leidsin, tegelikult see oli mul kohe teekonna alguses sees, et kui ma alustasin enda assistendi teekonda, ma alustasin seda sellisest kohast nagu tasuta Facebooki väljakutse, mille nimi oligi koolitajale assistendiks. ja kui ma selle läbi tegin, vaatasin ma, et vau, et see on nii äge, mulle väga meeldis see, sai proovida erinevaid tööülesandeid juba, et mida see üldse endast kujutab. ja alguses tegelikult, kui ma oma tööd alustasin, siis ikka minu suund oligi koolitajad, aga ma tegin ikkagi nagu kõike, mida üldse nagu ühel ettevõtjal vaja läheb, et seal oli ka väga palju muid asju, igasuguseid andmesisestused ja mis iganes. aga mingil hetkel ma sain aru, et päris kõik ei ole ikkagi mulle ja et mulle meeldib just see ürituste korraldamise pool, et see on nii äge. ja tegelikult on mul üks teine suund ka, üks teine põhisuund, selleks on kujundamine. et mulle väga meeldivad just sellised loomingulised ülesanded, et need tehnilised asjad ei ole väga minu teema. jah, ja tegelikult on ka sinu koduleht tehtud Canvas. just. väga kihvt, ma panen selle Canva, selle sinu kodulehe lingi ka siia ja jagan ka, milline on sinu Siikal, kuidas see välja näeb. ja siis saame tegelikult asja kallale minna. jaa, no ma teen väikse sissejuhatuse ka Seacalli kohta, et Seacal on tõesti üks hästi tänuväärne, lihtne ja tasuta broneerimissüsteem, mis võimaldab siis inimestel sinuga mugavalt kohtumisi broneerida, ilma siis neid emaile edasi-tagasi põrgatamata. ja selle suur eelis on tegelikult see, et sul ei ole vaja selleks oma kodulehte, et sa saadki lihtsasti luua isikupärastatud broneerimissüsteemi ja jagada siis seda linki otse näiteks e-kirjas, sotsiaalmeedias, maandumislehel või kasvõi oma emaili allkirjas. ehk siis see on üks hästi-hästi hea selline platvorm nii-öelda ja see sobib väga hästi just täpselt ettevõtjatele, konsultantidele, vabakutselistele, kes pakuvad näiteks online kohtumisi või mentoritele, treeneritele ja terapeutidele, kes vajavad lihtsalt aja broneerimise lahendust või lihtsalt nendele, kellel pole siis oma kodulehte, aga tahaksid professionaalset broneerimissüsteemi. ja täna ma siis näitangi, et kuidas luua seal seda kontot, ühendada see kalendriga, seadistan seal broneerimislehe, määran aja ja näitan siis, kuidas ka jagada seda linki ja testida seda broneeringut üldse. nii, ja kohe jagan teiega ekraani ja alustuseks ma näitangi korraks siis enda lehe siin ka kõikidele ette. nii, ma loodan, et on näha.
nii, jah, selline ta välja näebki, see on siis see nii-öelda avaleht mul, et siin vasakus on väikene sissejuhatus minu kohta ja, ja siia paremale siis paremale poole saabki neid erinevaid broneeringu linke nii-öelda tekitada. ja kui me nüüd vajutame sinna minu konsultatsiooni lingi peale, siis avanebki siit kohe selline kalendrivaade ja siit saabki juba paari klikiga tegelikult selle broneeringu ära teha. aga alustame algusest ja lähme siis Zeekali kodulehele ja loome siin konto. siin on hästi hea, saab juba kohe valida konto tegemiseks kas Google'i konto või Microsofti konto. mina valingi siit Google'i konto ja siis paari klikiga jõuamegi Zeekali tagasi. mina valisin siin täna konto tegemiseks ühe fantoominimese, panin ta nimeks Olga Okaspuu ja siia panedki siis enda kasutaja nime ja nüüd ma seadist panin Olgale ühe pildi ka siia. selle sammu me jätame praegu vahele, siia me tuleme tagasi viimase sammuna. ja konto ongi loodud ja nüüd me lähme siis seadistame seda kontot. nii, paneme siia Olga nime uuesti. siis siin allpool tuleb nüüd appearance, siin all saab kohe siis hakata seda välimust nii-öelda muutma vastavalt enda soovidele. et kui sul on nüüd näiteks enda brändi värvid olemas, siis siin all saab kohe need ära seadistada, saab kohe enda nägu selle lehe teha, aga kui sul ei ole veel neid, siis see on ka okei ja siis saab siit galerii alt endale sellise sobiva kombinatsiooni leida ja saab hiljem ka neid värve, nuppe ja tekstide värve kõike muuta. siin rohkem midagi ei olegi ja lähme siis kalendrit ühendama. mul on siin ta juba Google'i kalendriga ühendatud, aga ma ühendan selle korra lahti, et näidata sulle. sul on ilmselt alguses selline vaade ja siit tegelikult paari klikiga saamegi kohe teha selle ühenduse ära, et siin on täitsa olemas lisaks Google'i kalendrile veel Outlooki kalender ja minul on siin ka täitsa kohe enda arvutikalender ka süsteemis olemas. aga valingi siit siis Connect Google'i kalendriga ja jällegi paari klikiga saab see ühendus tehtud. siis edasi vaatame korra integratsioonide alla. siin on siis kohe need platvormid meil ees, et kus kohas siis kohtumine nii-öelda toimub, näiteks siis Zoom, Google Meet või ka miks mitte Microsoft Teams. Google Meet on siin juba automaatselt ühendatud, aga mina tahan Zoomi ka. ja ühendangi siis nüüd ära Seekali siis oma Zoomi kontoga ka. see on jälle paar klikki ja siis ongi olemas. siin allpool on veel mõned toredad platvormid, näiteks tegelikult Stripe. siin on täitsa Seekalis selline funktsioon ka, et sa saad ühendada selle Stripe'i kontoga, et näiteks küsida ettemaksu, kui sul on mõni selline kohtumine, kus sul on see vajalik. siis edasi lähme profiili seadistama. siia algusesse siis lisan väikse sissejuhatuse näiteks enda kohta. et tere, mina olen Olga Okaspuu, koolitaja, virtuaalne assistent ja disainer. siis siin allpool saab uuesti seda välimust siin kohandada. selle me jätame hetkel niimoodi ja siia profiilile lisan ma nüüd ka Olga pildi või siis miks mitte näiteks lisada enda valdkonnaga seotud mingi illustratiivne pilt. ja valin siit alt veel väikse overlay funktsiooniga lihtsalt, et tekst jookseks pildi pealt. visuaalne selline väike efekt. sellega on ka profiil seadistatud ja nüüd me lähme kolmanda sammu juurde, milleks on siis broneeringu lingi seadistamine. siin on juba vaikimisi kaks sellist linki meil ette tehtud näidiseks ja neid me hakkamegi nüüd siis kohandama siin avalehel siis. ja võtan selle 30-minutilise kohtumise lingi. nii, paneme sellele pealkirja eestipärasema, näiteks 30 min kohtumine või konsultatsioon.
siis siin all on kohe uuesti on ta mul siia selleks kohtumise kohaks pannud Google Meet, aga mina seda ei taha, ma tahan, et minu kohtumine toimuks Zoomis, ma kustutan selle ära või ja panengi nüüd Zoomi siia. Siia alla ma kirjutan ka väikse sellise sissejuhatuse, et mis kohtumisega siis tegu on ka. Väike selline tervitus, et broneeri minuga aeg 30-minutiliseks vestluseks, et arutada, kuidas ma saan sind aidata. Siin allpool saab ka seda linki kohandada, lingi nime siis. Ja siit veel allapoole minnes saab jälle seda välimust natuke kohendada ja seda paigutust. Hetkel ma siin ei tee midagi, aga siia ma lisaksin ka hulga pildi jälle või miks mitte mõni muu tore pilt. Siis edasi lähme me nüüd, seadistame nüüd neid konkreetseid aegu. Kõigepealt siis see date range, see on siis selline koht, kus saab seadistada seda, et kui pikalt inimene näeb sinu vabu aegu ette. Näiteks, kas sa tahad, et ta näeb ja saab broneerida nädala jagu mingeid aegu ette või siis 1 kuu või miks mitte 2 kuud ette. Ja siin custom hours'ite all me nüüd lähmegi siis neid konkreetseid aegu seadistama. Võtame siit näiteks esmaspäevad ja kui sa näiteks tahad, et sul jääks sinna sisse ka lõunapaus, siis ongi hea siin seadistada 2 erinevat ajavahemikku. Näiteks siis ma panen kella 9-st poole 11-ni ja teine ajavahemik kella 12-st näiteks poole 4-ni. Ja siin on ka selline copy märk, saab sedasama aega siis ka teistele päevadele mugavalt kohe kohandada. Ja nüüd siin add date specific hours, siin all siis saab juba konkreetse kuupäeva ära seadistada, näiteks et 27. märtsil saan ma pool päeva inimesi vastu võtta, näiteks kella 9-st kella 1-ni. Ja saab ka tegelikult täitsa üldse konkreetse päeva näiteks täiesti kinni panna, konkreetse kuupäeva. Nii, ja siit edasi. Custom questions. Siin on siis juba vaikimisi, küsib ta nagunii selle inimese nime ja emaili, aga siin saab siis seda veel panna siia juurde näiteks lisaküsimusi, et saada rohkem infot selle kohta, selle inimese kohta, kellega kohtumine toimub. Näiteks valin siit sellise pika tekstikasti ja kirjutadki siia, et kirjelda palun lähemalt enda tegevusvaldkonda. Ja siis saabki juba rohkem infot juba enne kohtumist selle inimese kohta, mis on hästi tore. Et ei läheks nii, nagu Triinul läks. Nii, siit edasi on mõned veel aegadega seotud sellised seadistused. Näiteks see minimum notice on see, et kui pikalt ette saab inimene seda konkreetset aega minimaalselt broneerida, näiteks et ei oleks sellist juhust, et ootamatult on 2 tunni pärast sulle broneeritud aeg, kohtumine, aga tegelikult sa ei olnud sellega arvestanud ja sa oled hoopis kuskil mujal eemal ja tegelikult sa ei saa üldse seda endale lubada. Minul näiteks on pandud see 24 tundi ehk 1 päev, et ei oleks selliseid ootamatuseid tõesti. Siin saab ka lisada nende aegade vahele väikseid ajalisi puhvreid. Nüüd siin allpool on veel meeldetuletused emailiga. Nüüd tasuta konto puhul saab ühe sellise meeldetuletuse seadistada. Näiteks siis kas 1 päev enne või 2 tundi ennem kohtumise algust. Aga tasulises kontos saab neid piiramatult jälle seadistada. Siis siin on veel mõned tasulise konto funktsioonid ka, näiteks saab ka SMS-iga seda meeldetuletust seadistada, mis on päris tore funktsioon. Nüüd siin allpool saab seadistada seda ürituse nime formaati natukene jälle siin eestipärasemaks ja selgemaks, näiteks siis selle inimese ja
või näiteks kliendi ja siis Olga Okaspuu kohtumine, et siis on kohe pealkirjas seal niimoodi selge ja arusaadav. ja siin all on veel mõned tasulise konto funktsioonid, aga sellega ongi hetkel siis see põhisamm tehtud ja on ka siis link, broneerimislink nüüd valmis meil. aga kõigepealt lähme vaatame nüüd üle siis Olga selle profiililehe ja selle me leiame siis endal siit konto pealehelt siis. on kohe see link olemas. ja selline ta meil saigi. ja näitan siis sellega ära, et selle kohtumise lingi saab siis ka või kopeerida jagamiseks kohe siit otse enda konto pealehelt ja samamoodi siis ka selle üldise profiili lingi jagamise jaoks. ka valime siis selle kohtumise 30-minutilise ja broneerime Olgale aja. valime siit kalendrist näiteks 27. märts ja kell 12 ja vastame siis Olga küsimusele ka ilusti. ja valime schedule meeting. nii, sellega ongi broneering tehtud ja lähme vaatame nüüd emaili üle. nii, ongi olemas. siin on nüüd kenasti näha kõik vajalik info, ka kohtumise link ja siin kõige all view this event on SQL. Lähme korra sinna ka, logime sisse ja seal me näeme siis nüüd kenasti kohe ära kõik need broneeringud, mis meil on olemas. nii, see on seesama pealeht ja siit saab nüüd tegelikult ka soovi korral, kui on vaja näiteks kohtumise aega muuta, saab seda teha, aga saab ka selle kohtumise tühistada, kui on vaja. ja seda ma hetkel siis teengi nüüd. ja sellega ongi tegelikult kõik ja nii lihtne see oligi. See oli tõesti lihtne, kui sina seda tegid ja nüüd on nii hea, et on sellest konkreetne õpiamps, et kui nüüd sina kasutad ka näiteks SQL-i ja vaja näiteks teha kasvõi muudatusi, siis on nii hea see õpiamps lahti võtta. seesamane õpiamps, ma lähen ka selle Youtube'i, siis on hea endale kohe see järjehoidjasse lisada. siin tuli üks küsimus ka, et kas seda näidatakse, kuidas seda kodulehele panna. seesama link, sina, Sandra, panid selle lihtsalt niimoodi Canvas, et broneeri siit, et tegid selle lingi aktiivseks. et see on näiteks ja üks, just, et see on üks võimalus, kuidas teha. aga seda saab ka kindlasti panna WordPressi lehele, et oleneb, kuhu on ka tehtud see leht. Külli ütles, et tal ei ole enam see kasutuses, sest mingi aeg Zoom ühendas end kogu aeg lahti ja ei saanud enam linki automaatselt luua. kas sul on sellist ka sellist olukorda esinenud? ja kõik ei ole. õnneks. mul on kõik õnneks läinud ja ei ole sellist asja juhtunud. aga ma aeg-ajalt kontrollin tegelikult üle küll, et kas ikka on ühendus olemas, et kui inimene nüüd broneerib aja, et ikka kõik õnnestub ka. jah. ma vaatasin, et seal oli hästi oluline veel oli, et selles tasuta SQL-i versioonis sai luua mitu seda kalendrikutset, mitu seda. ja seda 3 erinevat sellist broneeringu linki saab, aga tasuliselt saab siis tõesti piiramatult neid teha. jah, rohkem meil hetkel küsimusi ei ole. Võid kindlasti anda kommentaarides teada, kas sa juba lõid ka endale SQL-i konto ja siis jagada meiega seda oma linki. et minu arust on natukene siin 2 aastaga muutunud, et seal saab palju põnevamaks ja isikupärasemaks saab seda lehte tegelikult teha. ja just täpselt, et saabki oma brändivärvid sinna panna ja enda pildid, et hästi sellist oma nägu tegelikult saab seda teha, et mul endal ka samamoodi. Signe ütleb, et Sandra, väga lihtne ja arusaadav esitlus ja mulle meeldis väga, kuidas sinu internet oli kiire ja kõik toimis. väga tore. aitäh, Sandra, et sa võtsid selle kohtumise vastu ja sa tulid näitama meile ja kuidas siis, kas sinule mahub ka kliente, kui keegi vaatas, et oi, nii vägev tüdruk, et mul oleks teda appi vaja. ja tegelikult hetkel veel mahub küll jah. et siis kuidas kõige mugavam on sedasama lingi kaudu võtta sinuga ühendust? just täpselt, et kodulehel ongi kontaktide all mul täpselt seesama broneerimissüsteemi link olemas ja võib otse sealt broneeringu teha või ka tegelikult mulle
kirjutada kasvõi Messengeri. väga kihvt. aitäh, Sandra, et tulid. aitäh, et tulid kuulama meid ja kohtume juba järgmisel nädalal. aitäh.